restoranis oled siin? Selle messi kindlasti üks suur eripära on see, et meil on lõpuks messil ka meie oma Eesti tootjad, rääkides siin Põltsamaa Felixist, oma suurepärase Põltsamaa kuldse ja Põltsamaa tõmmuga. Samamoodi oli meil eile reedel kella 6 hästi huvipakkuv loeng viinamarja viljelusest Eestis. Otepäält pärit Jaak Eensalu ja Kadri Karp Maaülikoolist andsid äärmiselt huvitava loengu rääkides võimalikust viinamarja kasvatusest ja viinamarja veini valmistamisest Eestis. Et mul kahjuks ka endal ei olnud aega seal olla, aga ma loodan, et me saame seda loengut veel mõnes teises kohas ja teisel ajal korrata. Sellepärast, et koduveini tootmine ja koduveiniga seonduv on hetkel üks ka meie assotsiatsiooni uusi prioriteete, millega me tegeleme lisaks sommeliede koolitusele, messi korraldamisele ja kõigele sellele. Et eile toimus kella 3 kella 5 Eesti veini ja koduõlutootjate ümarlaud koos vastavate instantside ühendusel väga intrigeeriva pealkirjaga Tahame müüa Eesti õlut ja Eesti veini. Et ma loodan, et pall on veerema läinud ja varsti me saame rääkida sellest, et ka kuskil kaubanduses on meil väikesed tädimaali tehtud veinid olemas. Et need on sellised uued suunad lisaks kõigele tavapärasele paljudele huvitavatele importööridele, huvitavatele uutele toodetele, veinimeistritele, loengutele ja nii edasi. See aasta siis toimuvad meil tõesti juba 11. korda Eesti meistrivõistlused, mille tulemusel me selgitame välja kõige parema sommelie Eestis. Aga see aasta esmakordselt ja siis nii-öelda eripäraselt on meil 2 välisvõistlejat, mis teevad meie võistlustest Eesti lahtrised meistrivõistlused. 2 võistlejat on meil kohale sõitnud Norrast, Oslost ja ma arvan, et saab tulema päris huvitav võistlus nii võistlejatele endale, saavad ennast võrrelda natuke küll mitte päris lähinaabritega, aga pisut kaugemalt naabritega ja samamoodi kindlasti publikule, sest mitte iga päev ei ole võimalik siin Eestis näha välisriikide võistlevaid sommelies. Selle aastane võistlus on meil nimetatud siis meie peasponsori šampanjamaja Mumm järgi. Meil on trofee Mumm võistlus, mis loomulikult tähendab seda, et 3 parimat võistlejat võistlustelt sõidavad Prantsusmaale Champagne'i ja saavad juba oma silmaga näha, kuidas seda suurepärast šampanjat valmistatakse, kuidas need viinamarjad kasvavad, kuidas seda kõige õigem serveerida oleks, millega. Nii et ma arvan, et auhinnad on päris ahvatlevad. Ma võiks veel öelda seda, et meil on veel üht-teist, millest ma praegusel hetkel ei saa rääkida, kuna need on üllatused, aga igal juhul keegi päris tühja käega siit ära minema ei pea. Sommeliede veinimess, mis seekord on juba 4. ja selle täna teine päev on näha olnud päris palju rahvast, veinihuvilisi, kes on tulnud tutvuma siia meie maaletoojate veinidega, mis päris suur valik on ja samas on ka hea meel öelda, et väga paljud veinitootjad on ise kohale tulnud, et isiklikult oma veine meile tutvustada. Ja see näitab, et Eesti veiniturg on päris põnev, päris lai ja muidugi tänu sellele, et meie sommelied ja kõik, kes töötavad nii restoranides veiniala või muudes kohtades veiniala, saavad siin testida ja maista erinevaid veine. See muidugi tõstab igaühe kvalifikatsiooni ja täna muidugi meil on ka veel toimumas sommeliede võistlused ja nagu traditsiooniks on saanud, alati peakohtunik tuleb mõnest teisest riigist, et oleks asi erapooletu. Meie peakohtunik täna on Norra sommeliede president Kent Engebretsen, žüriis on veel Läti sommeliede president Romans Tomsons ja muidugi meie oma inimesed ja toetab seda niisugune tuntud šampanjafirma nagu Mumm.
ja ma loodan, et teil on võimalus ka jälgida seda põnevat heitlust, 4 võistlejat finaalis ja meil ei tea, kes siis saab parema tiitli. Ja nagu meil traditsioon, nagu öeldud, me üle 2 aasta korraldame seda üritust, tänu muidugi ka Meriton hotellile, kes andis niisugused toredad ruumid ja näha on, et inimesed, kes siia tulnud naudivad häid veine, kuulevad väga palju uut ja ainult rõõmu tõdeda, et see asi on hästi hakkama saanud. Pidasime veinimessil maha ümarlaua tingliku nimetusega Tahame müüa oma veini ja oma õlut. Kohal olid paljud Eesti viinamarjaveini ja marjaveini tootjad ja koduõlletegijad, pluss siis mitmesugused erinevate ministeeriumide ametnikud ja oli ka üks riigikogulane. Kutsutud oli küll rohkem, kohale jõudis üks riigikogulane. Milles mure? Meie kõik hea meelega teeksime Eestimaal kasvatatud viljadest nii veini kui õlut ja müüksime seda hea meelega. Paraku seadusandlus takistab meil seda praegu. Eelmisel aastal oli arutlusel ka üks seaduseelnõu ja kahjuks Sotsiaalministeeriumi poolt jäi see seaduseelnõu kooskõlastamata, kuna viidati sellele, et veini ja õlle ehk siis kokkuvõttes alkoholi tootmise suurendamisega suureneb Eesti rahva risk tervisele kohutavalt, siis jäi see kooskõlastamata. Aga seekord ümarlaual olid õnneks siis kohal ühelt poolt nii tootjad kui teiselt poolt need, kes on kutsutud ja seatud seisma hea Eesti rahva tervise eest. Arutlus kestis tubli 2,5 tundi, vahepeal kiskus see päris tuliseks ja hõigati üksteisele juba väga karme sõnu. Aga nüüd õnneks ma loodan, et selle ümarlauaga on mõlemad pooled kokku viidud ja saab praeguseks momendiks alata tegelik arutelu, mis ma loodan viib lõpuks siis ka selleni, et igaüks, kellel on huvi, võib ühel hetkel soetada nii Eestis tehtud ausat päris õlut kui päris veini Eestis kasvanud viinamarjadest kui päris marjaveini ja õunaveini ja ploomiveini. Mina tegelen Eesti viinamarja kasvatusega ja katsetan seda viinamarja kasvatust ja katsetan ka seda veini tegemist. Seda päris kasvatamiseks veel ei saa nimetada, et sinna läheb veel aega, aga ma üritan seda. See kasvatus on mul Otepää vallas, Arula külas, Annemäe talus, nii et päris Lõuna-Eestis. Viinamarjad, mida ma kasvatan, millest ma olen nagu veini teinud, need on Rondo, mis on tegelikult aktsepteeritud Euroopas täiesti ametlikult viinamarjana. Tema tinglikult võib öelda, et on 25% viitis amurensist. Tema üks esivanem on Pinot Noir kloon Saint Laurent või kuidas seda nüüd hääldada. Ja teine pool siis on nagu poolenisti viitis amurensist Sarja Severan. Tal on natuke võib-olla kiiremat valmimist ja võib-olla natuke rohkem külmataluvust tänu sellele amuuri viinapuu sugemetele seal sees. See margi kogu minu selja taga on, tuli hullus peale, et korjaks neid veini ja viinamarja teemalisi marke, et lihtsalt nii huvi pärast, et see ja nüüd mul on siis nii palju, kui mul neid praegu on mul siin reas. Ma ei korja nagu põhimõtteliselt mingisugust Aafrikat või mingisugust riike, kus ka lihtsalt toodetakse marke, aga veinimaad, Tšiili, siis on Kolumbiad isegi, siin Brasiiliat, Austraaliat on päris mitu, Prantsusmaa, kogu Euroopa. Enliit,
sellepärast et liidus oli väga palju autonoomseid liiduvabariike ja nende vappidel oli väga paljudel olid viinamarjad, nii et need ma olen ka proovinud üles korjata. Ja Läti, üks Läti mark on ka. Saabil ja linnavapil on viinamarja kobar 2 lehel. Jah, minu jaoks on kõige väärtuslikum mark siin Timirjazevi akadeemia peahoone. Ja selle akadeemia ma lõpetasin 86. aastal ja seal valmistati ette veinimeistreid ja viinamarja kasvatuse agronoome ette kogu Nõukogude Liidu jaoks. Selles peahoones õnnestus mul käia esimest korda küll peale oma lõpetamist, kui meil oli 10 aastat peale lõpetamist kokkusaamine, et meid sinna peahoonesse mitte kunagi ei lastud. Ja sellel peahoonel lehvisid ka suured medalid ja ordenid, sellepärast et akadeemia oli hästi-hästi keerulisega nimega, ma korraks seda mainin, et Moskovskaja Selska Hozяйственная академия имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени имени Климента Arkadjevitša Timirjazeva. Niimoodi, et kui olid pidulikud sõnavõtud, siis see täisnimi öeldi välja mitu korda, aga muidu seda akadeemiat kutsuti lühikese nimega, see oli TSHA.